Tere, minu nimi on Tom Škrzensk ja tervitan teid töökojas. Tegelikult siis minu kodus. Käsk oli selge. Värvida see tuba valgeks, millega ei saanud hakkama isegi. Kogenud toomaalija. Probleemne aluspind ei andesta tavalist kraapimist ja seejärel värvirulliga kandmist veel niiskele pinnale. Pintsliga ma ei oska, nii et mulle tuli pähe pidustamine. Ma sirvisin mõnda aega Unimaxi lehekülgi, kuni mulle jäid silma 2 toodet. Esiteks pihustuspüstol koos mahutiga ja teiseks kõrgsurve pihustusseade. Esimene neist on tegelikult tavaline pneumaatiline pihustuspüstol. Värvimaterjal, antud juhul pigem pihustusmaterjal, on aga välises anumas, mille puhas maht on 8 liitrit. See oleks suuremate pindade katmiseks hea, kuid põhimõtteliselt ei ole see seade mõeldud sisetööde värvimaterjalidele. Töörõhk on maksimaalselt 50 psi, mis ei suuda tihedat materjali isegi suhteliselt suure tüüsi kaudu läbi suruda. Kahju, sest see oleks olnud üsna sümpaatne ja odav alternatiiv. Kui see mul siin oli, proovisin seda vähemalt sünteetilise materjaliga põranda värvimisel. Peamised eelised on eelkõige suures välise paagi mahus ja püstoli sõltumatus. Värvianuma asendist, nii et saate pihustada vertikaalselt üles või alla, ilma et tekiks probleeme värvi imemise või voolamisega. Nagu siis, kui paak on otse püstoli küljes, olgu see siis all või peal. Vastupidi miinuseks. Näen peamiselt vajadust ühendada kompressoriga. Minu oma, mille võimsus on 120 liitrit minutis, ei ole tõsise töö jaoks tõesti piisav, seega arvestage palju kallima masinaga. Kui teil sellist pole, lisage püstoli hinnale veel korralik kompressor. Arvestage ka sellega, et võrreldes tavalise püstoliga viivad selleni 2 voolikut, mis teid veidi piirab. Ja et see 1 voolik, mille kaudu värv voolab, tuleb koos püstoli ja paagiga puhastada. Seetõttu ei tasu seadet kasutada väikeste koguste puhul. Kui te siiski peate, siis mul on teile nõuanne, kuidas vähemalt paagi puhastamist vältida. Pange värv sinna mingisse väiksemasse anumasse, näiteks originaalplekpurki ja alles siis kastke sisse imitoru. Pidage ka meeles, et paak võib olla surve all, seega veenduge enne kaane avamist, et anumas on atmosfäärirõhk. Võimalik üleliigne rõhk vabastage, näiteks kaitseklapi abil. Kindla valikuna soovitati mulle masinat proosaliselt nimega Pritseseade Rooma 2. Parema ettekujutuse saamiseks täpsustaksin, et tegemist on membraanpumbaga süsteemiga, mis suudab arendada rõhku kuni 200 baari. Tänu sellele suudab see läbi 0,5 millimeetrise tüüsi suruda peaaegu 2 liitrit värvimaterjali minutis ja saab hakkama praktiliselt kõigi värvimaterjalidega nende tavapärases konsistentsis, seega ilma vajaduseta neid drastiliselt lahjendada. Pritseseadmega saate aga kanda peale, ka näiteks krunti. Tegemist on professionaalse masinaga, mille hinnasilt mind alguses ehmatas, kuid kui mõistsin, et ma ei pea kompressorist sõltuma, hakkas see mulle mõistlik tunduma. Ühe väikese ruumi valgendamiseks on see muidugi mõttetu, aga kui ma värviksin näiteks kogu maja seest ja väljast, kaaluksin seda tõsiselt. Või näiteks mõne kogukonna raames. Membraanpump ei ole kasutusvigade suhtes nii tundlik kui kolppump, seega ma ei kardaks seda usaldada, ka koolitatud amatöörile. Ja professionaalile tasuks see hind end paari tööga ära, sest võrreldes rullikuga, kolleegiga on ta umbes 10 korda kiirem. Minu vaatenurgast on eeliseks värvi, kontaktivaba pealekandmine seintele, kus ei ole ohtu, et ebastabiilne aluspind rullikule kleepuks. Pihustamise kiirus ja ühtlus on hämmastav. Võrreldes kompressoriga on pump lisaks üsna vaikne. Värviainet saate jätta originaalpakendisse ja asetada imuvooliku otse sinna. Pump imeb vedeliku ise sisse ja läbi möödavoolu voolab see tagasi anumasse. Alles siis, kui esmane ventiil suletakse, survestatakse süsteem väärtuseni, mida saab reguleerida reduktsioonventiiliga. Kõrge rõhu tõttu peate leppima palju, suurema värvi tagasilöögiga pihustatavalt pinnalt. Seega on vaja hoolikalt katta kõik, mida te ei soovi värvida, sealhulgas loomulikult ka ennast. Unustasin vaid hetkeks kapuutsi ja kohe olid mu juuksed korralikult jäigad. Mulle meeldis robustne püstol, mis isegi kõrge rõhu all töötab väga kergelt ja millel on võimalus püsiva käivituse lukustamiseks, samuti soovimatu vajutuse blokeerimiseks. Käepidemesse on integreeritud metallfilter suuremate osakeste vastu, mis võiksid tüüsi ummistada. Ja kui tüüs siiski ummistub, piisab selle pööramisest 180 kraadi, lühikesest läbi puhumisest, algasendisse tagasiviimisest ja saate pihustamist jätkata.
Pikk ja kerge voolik parandab püstoli juhitavust ja tänu sellele saate seadme jätta näiteks ukse taha, vältides selle määrdumist. Täispuhutavad rattad lihtsustavad robustse masina käsitsemist. Mis mind mõlema seadme puhul köitis, oli metallist kuulliitmike kasutamine survevoolikute ühendamiseks, mis vähendas erinevate tihendite arvu vajalikule miinimumile. Kõrgsurve pihustusseadmel on lisaks varutihendite ja paigaldustööriistade komplekt. Kuigi ühe toa värvimine ei ole ülesanne, mis vääriks sellist professionaalset masina, olen selle kogemuse üle rõõmus ja näiteks fassaadi jaoks oleks see minu jaoks selge valik. Rulle ma küll ära ei viska, aga kes korra pihustamist proovib, see tõenäoliselt rulli juurde enam tagasi ei pöördu. Mõlema toote lingid leiate video allkirjeldusest. Palun tellige kanal ja klõpsake kellukese ikoonil, et seadistada teavituste saamine uutest Unimaki töökoja videotest. Rõõmu teeb ka teie meeldimine või konstruktiivne kommentaar. Minu nimi on Tom Škrzensk. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos.